tere! Päris ilus koht on see. Järv on seal. Platoo on seal. Ilus jõgi. Ilusad kaljud. Huvitavad mäed, künkad. Mis selle ilusaks teeb on enda loodusega ühtsuses olemise tunne. Olen päris tundlik olnud viimastel päevadel. Ei teagi, kas katus hakkab ära sõitma või mis, aga pilt nagu läheb suuremaks. Kõik tegevus, mis ma praegu teen, ma ei näe seal väga suurt mõtet raamatud müüa. Isegi kui ma saan head tagasisidet õpetajatelt, inimesed, kellele need väga meeldivad. Suure pildi jaoks ma ei teagi nagu. Eks ta on rohkem mu arengule tähtis nagu. Võib-olla tõesti mõni pere muudab kellegi elu ka, mine sa tea. Eks ma pean vastu. Süda tahab mind kutsuda nii paljudesse kohtadesse, reisima, avastama, endaga olema, loodusega olema, lugema. Tunnen, et mul on antud mingi ülesanne siin ja veel on mulle väljakutseid ja õppetunde ja nii palju aastaid ma ei ole neid õppetunde saanud. Ja mis siis juhtub, kui me ei õpi? Me saame selle väljakutse uuesti. Me saame selle sama probleemi käia läbi. Nii kaua, kuni me sellest õppetunni saame. Ma usun, et me kõik tahame jõuda vabaduse, kerguse, valguseni. Kõik, mis meid sellest kinni hoiavad, on meie ego, meie probleemid, meie uskumused. Kui neist ükshaaval lahti lasta, siis saabub ka kergus. Kergus ja vabadus, teadmine, et see ei sõltu asjadest ega tulemustest ega rahast. Loomulikult on raha mul ka vist vaja, sest ma ikkagi söön ja riided mul küll kunagi enam vaja osta ei oleks. Ma arvan, maailmas on juba toodetud riideid nii palju, et inimkond võiks nendest riietest, ma arvan, 50 järgmist aastat riietuda. Loomulikult, kui taaskasutada ja jagada ja edasi anda. Süüa on looduses palju. Kahjuks seda puhast toitu on nagu üha raskem saada. Oregonis küll mitte. Siin on väga palju orgaanilist toitu. See on üks huvitav osariik. Siin on palju hipisid, kanepit, vabameelseid inimesi, kes tahavad kaitsta loodust, hoida seda. Aga mida teeb see kogu ülejäänud maailm? Jookseb kuhugi suunas, teadmata, kes nad on, kuhu suunas nad tahavad jõuda. Ja ma näen, saades mingisuguse finantsilise vabaduse, annab see meie egole rahulduse, sest sellega ju on kaetud meie ellujäämise hirmu instinkt. Paljudel on, kas ma olen ikkagi piisavalt hea, sest midagi pole teha, kui sul on ikkagi raha ja sa oled nimel vaeva näinud, siis sa oled ju mingis vallas hea olnud, midagi hästi teinud. See on kõik väga huvitav. Mul on väga huvitav suvi olnud. Hoopis teistsugune kui mu varasemad suved. Vahel on nii mulli sees ära, et
Saage aru, mis ma teen täpselt. Ütleme, et parimat raamatumüüjat minust ei ole, minust ei saa ka. Kui ma just ei müü mingid raamatud, millesse ma rohkem usuksin, et need meie elusid paremaks teeksid. Aga ma olen õnnelik. Väikeste mööndustega, eriti viimastel päevadel. Aga need on ka jälle vajalikud õppetunnid olnud. Näen jälle üha rohkem hirme ja vigasid, mida minu sees on, mis löövad rahulikult välja, kui ma arvan, et ma jälle õnnelik olen, nii et ma olen üsna ettevaatlik selle väljaütlemisega, et ma olen väga õnnelik. Siis muutun ma rahulikuks ja tuleb ego peale. Ja siis on jälle kuskilt litakam. Õnneks ma suudan suhteliselt ruttu tagasi tulla, väike meditatsioon ja leiad jälle ennast üles ja siis vaatad, oi, kus ma jälle ära käisin, mis mured ma läbi käisin. Ma ei taha neid ignoreerida, üritan neid vaadata, kus nad tulnud on, kes nad mulle tekitanud on. Enamus neist on ikkagi minu lapsepõlvest, minu keskkonnast. Aga kes teab, paljud neist on võib-olla mu eelmisest eludest. Huvi on suur küll leida selle kohta rohkem vastuseid, kes ma olen olnud, kus ma olen elanud. Mul on üsna tugev tunne, et ma olen varem Oregonis olnud. Ma ei ole kunagi varem tundnud, et ma tahaksin Ameerikas elada. See on esimene koht, kus ma tõesti tahaksin elada. Ainuke asi, mis siin mulle ei meeldiks, oleks siin on liiga palju inimesi. Palju turiste. Kõik teavad, olev on inimeste inimene ja meeldib seltskond. Aga seda tegelikul olevile meeldib rahuvaiklis. Parim aeg on iseendaga aeg. Loodusega. Või siis väga puhaste inimestega, kes ei kanna maske. Ma ei taha öelda, et ma olen mingi puhas ja maskideta ja egovaba inimene. Ei, kaugel sellest. See ongi mu probleem. See, mis mind maailmas häirib, on kõik minus enda sees olemas ja see pärast mind häiribki. Mul endal nii suur ego. See on väga palju haiget saanud. Mis tahab tähtis olla, tunnustust, mis tahab armastust saada. Kõik, mis mulle maailmas ei meeldi, on see, mis minus endas mulle endale ei meeldi. Ma siis tegelengi selle vaatamisega ja selle ego leppimisega ja üritan tallegi präänikut anda. Müün vahel mõned raamatud, tunneb ennast hästi, teenib raha. Selle rahaga ma pean veel tegelema. Ma tunnen, et mul on liiga negatiivne raha suhtes. Kui mul oleks praegu palju raha, teeks väga põnevaid asju sellega ära. Aga valdavalt ma suunaks selle inimeste valgustamisele. See on see, mis on minu elu õppetund olnud. Ma arvan, et iga ühe inimese peamine valdkond, millega ta tegelema peaks, oleks just see valdkond, millega ta on elus kõige rohkem vaeva näinud. Kui ta selle õppetunni kätte saab, siis ta on pädev seda õpetama. Ma ei ole veel seal, aga ma olen väga palju vaevelnud oma emotsioonidega ja tervisega ja kui ma selle nagu välja figurdan, siis ma arvan, et see on see, mis minul on maailmal anda. Kuidas jõuda vabaks hirmudest, muredest, egost. Meil kõigil on omad väljakutsed ja katsumused elus, või on sul lihtsalt mingi anne kunstis, mingi füüsiline anne, millega seda maailma paremaks luua.
kujuta isegi ette, mida ma teen aasta pärast, kui ma vaatan, kui palju oma elu on muutunud viimaste aegade jooksul ja kõik, mis ma enam arvasin, ma enam ei arva nii, sest see, mida ma arvasin, tuli mu egost ja see, mis ma täna räägin, tuleb ka võib-olla mu egost, mis on põimunud minu tegeliku minaga. Mingid muutust pole tähele pannud. Ei hooli teiste arvamusest nii palju, mul on tähtis, soeng mul on, kuigi ma käisin juuksuris eile, täiskuuli, ma ei teagi, miks ma käisin. Ma olen loobunud päris paljude enda tutvusringkondade edukate inimeste arvamusest. Pole olnud lihtne. Olen ära lõikamas oma karjääri, mis võiks mulle rahalise kindlustatuse tagada terveks eluks. Olen loobunud pidutsamisest, alkoholist,